edasi, miks need elektriliinid on seal? Et saaks elektrit. Õige. See viib elektrit kodudesse. Kõik on kena, need juhtmed on üleval. Aga mis siis saab, kui juhtmed on maas? Kas te mäletate, Eestimaal on neid tormiseid päevi küll? Kas te võib-olla olete näinud ka, kus mõneba suure tuulega on puu kukkunud elektriliinidele peale ja elektriliinid on maas? Jah, oleme näinud. Jah, oleme. Kas te teate, tegelikult see on üsna ohtlik olukord? Maa on märg ja juhtmed on maas. Ja kui nüüd see inimene veel seal juures on, siis on eriti pahasti. Kui nüüd need juhtmed on niimoodi maas, siis vool ei lähe mitte niimoodi maha otsejoones, vaid tegelikult sinna ümber tekib üks väga-väga paha piirkond. Elektrionud ütlevad selle peale, et sinna tekib sammupinge. Mis asi võiks olla sammupinge? See tähendab, et kui sa lähed sinna lähemale, kus on jõe maas ja see voolavad, siis sinu kahe sammu vahel tekib pinge. Ja vool võiks sind lüüa väga kõvasti. Suurelt lüüa. Kui suur on sammupinge piirkond? Kui näiteks on praegu, suur tuul lööb siin mõne kõrgepinge posti maha, siis see suur piirkond, mis on ümber selle posti, kus me võime väga tõsiselt voolu alla jääda ja väga tõsiselt haiget saada, on 15 meetrit. See on 15 meetrit siis, kui maapind on kuiv. Kas praegu on maapind kuiv? Ei ole niiske. Maapind on lausa vesimärg. Mida me eelmisest korrast õppisime? Kuidas selle märjaga lood oli? Et kui märg satub elektri juurde või kuskile peale, et siis segab seda nüüd. Just täpselt. Kui meil nüüd on märg maa ja seal on juhtmed maas, siis see paha koht, kus me voolu alla jääda, on meil suurem. Kui kõrgepingeliin on maas, siis kuiva maa korral on see piirkond 15 meetrit. Kui on tegemist märja maaga, siis on see 30 meetrit. Kui suur on 30 meetrit? Väga palju. See on peaaegu teie spordiplats. See tähendab, et sellisesse kohta, kus on näiteks tuulega läinud juhtmed maha, sinna meie juurde kaugelt kohe ei lähe. Kui see on veel, kui see on nüüd see teine, kui ei ole kõrge pinge, on 200 vastuvõtja, aga teie seda suurt vahet ei saa teha, siis on see ohtlik tsoon 10 meetrit märjamaa korral, kui on 5 meetrit. Ja siit me õpime praegu olulise asja. Kui tormituul on kukutanud kas puu maha või on juhtmed kusagil maas või on auto sõitnud postile ja juhtmed on maas, siis meie sinna juurde ei lähe. Mitte kunagi ei lähe. Me oleme kaugel eemal. Ja mida me teeme, kui sellist kohta näeme? Kindlasti kas helistame 112 või palume suure inimese abi. Ja suur inimene helistab numbrile 112 ja räägib asjaga. Nii. Ja tänaseks